viibivad. Need, kes hilinevad, tulevad ja ma lasen neid sisse. Nüüd sina võtad oma töövihikut, teed lahti leheküljel 24. Kristjan, me ei mängi. 24 on lahti, vaata vihikusse. Põhimõte on selline, et liitmise tulemus võib kontrollida lahutamisega. Suurendan. Näed, kui mul oli 20 pliiatsit ja ma panen juurde veel 5 pliiatsit, siis mul kokku tuleb 25. Aga kui ma vastupidi 25 pliiatsist võtan ära 5 pliiatsit, siis mul jääb 20. Siis vaata, arvuta ja kontrolli lahutamist liitmise abil. Esimese teeb õpetaja, sina kuulad, vaatad, jätad meelde ja edasi lapsed teevad ja räägivad, kuidas nad kontrollivad. No vaata, näiteks esimene tehe. Esimene tehe, ma räägin nii, kuula tähelepanelikult. 25 miinus 5 on võrdne 5-ga. Ja nüüd ma kontrollin. Oi, vabandust, ei ole 5-ga. Nüüd ma kontrollin. Võrdne 20. Nüüd ma kontrollin vastupidi. Kui ma sellele vastusele liidan seda arvu, mis oli lahutatud, kas mul on see arv, millest ma lahutasin? 20, nüüd ma lähen vastupidi, vasakult paremale ja kontrollin. 20 pluss 5 on võrdne 25. See tähendab, et mul on tehtud õigesti. Aga näiteks, kui ma eksin, no näiteks ma kirjutan 25 miinus 5 on võrdne 10 näiteks. Ma hakkan kontrollima. Lähen tagasi paremalt vasakule plussiga. 10 pluss 5 on võrdne 15, aga mul peab olema 25. See tähendab, et ma lahutasin valesti ja ma pean parandama. Nüüd ma arvutan veel kord. 25 miinus 5 on võrdne 20. Sellepärast, et 20 pluss 5 on võrdne 25. See on kontrollimine. Mis on kontrollimine? Et ma lähen tagasi liitmisega ja saan esimese arvu. Kui ma sain esimese arvu õigesti, tähendab, ma õigesti lahutasin. Kui mul ei lange kokku, siis kuskil on viga. No proovime edasi. Esimene on juba kirjutatud. 25 miinus 5 on võrdne 20. Kas sul on kirjutatud? Harilikud pliiatsid on käes. Ära puhka. Teine proovib meile rääkida Amelia. 48 miinus 8 on võrdne 40. Ja nüüd kontrolli. Sest 40 pluss 8 on võrdne 80. 40. Sul mikrofon lülitatud välja. Lülita sisse ja veel kord lõpuni ütle. 40 pluss 8 on võrdne? 40 pluss 8 on võrdne 48. Tubli. Järgmine rida meile räägib
Adrian, proovime. Pane mikrofon töötama. 20 miinus 1 on 21 miinus 1. 21 miinus 1 on võrdne 20. Ja kirjuta vastus ja nüüd kontrolli. Nüüd räägi vastupidi, vasakult paremale plussiga. Kuidas me kontrollime? 20 pluss 20 pluss 1 on võrdne 21. tubli. Edasi järgmine rida. Palina. 79 miinus 9 on võrdne 70. Sest? Kontroll. Sest 70 pluss 9 on võrdne 79. Tubli. Nüüd vaata, järgmised tehted on plussiga. Me samamoodi kontrollime vastupidi miinusega. Nii, esimese tehe proovib meile, ütleb, no kes? Alicia Krandels räägib. 20 pluss 5 on võrdne 25. Sest? Sest 25 miinus 5 on võrdne 20. Tubli. Järgmine rida. Timofei. Nelikümmend pluss 8 on võrdne 48. Kontrolli. Sest 48 miinus 8 on võrdne 40. Õige. Järgmine tehe. Oleg. 20 pluss 1 on võrdne 21. Sest? Sest 21. 21. Tubli, õige. Järgmine. Vasilisa. 70 pluss 9 on võrdne 79. Sest? Kontrolli. Kuidas ma kontrollin, kas 79 on õige vastus või ei ole? Ma lähen tagasi paremalt vasakule, aga nüüd lahutamisega. Liitmist ma kontrollin lahutamisega, lahutamist ma kontrollin liitmisega. Mark, kontrolli palun seda viimast. Vasilisa, kuula. 79 miinus 9 on võrdne 70. Jaa, see on kontrollimine. Kui see oli liitmine, siis ma kontrollin lahutamisega. Lähen paremalt vasakule lahutamisega ja saan esimese arvu vastuseks. Järgmine jälle lahutamine, kontrollime liitmisega. Palun, esimene tehe selles tulvas ütleb meile Jaroslav. Kus on meil Jaroslav? Pane mikrofon töötama. 24 miinus 4 on võrdne 60. Sest 60 pluss 4 on võrdne 64.
Ja. Järgmine, Robert. 37 miinus 7 on võrdne 30. Kontrolli. Роберт, контролли. У тебя еще один урок и все? Kuidas me kontrollime, Robert? Lahutamist me kontrollime liitmisega. Lähme tagasi vasakult paremale, paremalt vasakule. 30 pluss 7 on võrdne 37. Ja, see on õige. Järgmine, Nikita. Robert, lülita mikrofon välja. Viiskümmend kaks miinus 2 on võrdne 50. Kontrolli. Nikita, pane mikrofon töötama ja kontrolli. See ei ole veel lõpuni ütelnud. 52 miinus 2 on võrdne 50, sest lahutamist me kontrollime liitmisega. Praegu sa lugesid vasakult paremale. Kontrollimiseks sa lähed paremalt vasakule ja teise tehega. Kui oli miinus, siis sa teed plussiga. 50 pluss 2. 50 pluss 2 on võrdne 52. Ja see tähendab, et kui lahutasid õigesti 52. Järgmine, Uljana. Uljana, järgmine. 40 miinus 3 on võrdne 40. Kontrolli, sest ja nüüd vastupidi lähed. Paremalt vasakule teise tehega. 40 pluss 3 on võrdne 43. Ja järgmine, Kristjan. Ja lülita mikrofon välja, Uljana. Kristjan. Kristjan meil kadus. Anita, räägi. Anita. 60 pluss 4 on võrdne 64. Kontrolli. 64 miinus 4 on võrdne 60. Ja Alicia Ivanenko, järgmine. Mikrofon, Alicia. Ja, räägime. 30 pluss 7 on võrdne 37. 30 sellepärast, et 37 miinus 7
on võrdne 30. ja tubli. Kristjan, kas sa mind kuuled? Vasta järgmine. Kristjan, mikrofon. 50 pluss 2 on võrdne 52, sellepärast 52 miinus 2 on võrdne 50. Väga tubli sa oled. Ja viimane siin klassis meile räägib Ivanna. Kõva häälega, et lapsed kuulaksid. Õige. Nüüd edasi vaatame läbi kõik ülesanded ja sina hakkad töötama iseseisvalt. Ülesanne number 2, leia puuduvad arvud, see on tuttav teile. Ülesanne number 3, lahutamine. Sa lahutad tulbades niimoodi 27 miinus 7, 20, 47 miinus 7, vastus siia. 67 miinus 7 vastus siia. Samamoodi siin nendest arvudest, mis on paremalt poolt, sa kogu aeg lahutad 9 ja vastused kirjutad paremalt poolt. Siin samamoodi lahutad 5, siin samamoodi lahutad 2. Sellega küsimusi vist ei ole. Sellega on kõik selge. Nüüd. Lähme järgmisele leheküljele. Ülesanne number 4. Paiguta arvud õigesti. Pilvikeses on antud 3 arvu. Siin vasakult poolt on liitmine ja vasakult poolt on üks arv. Sa võrdled selle liitmise vastuse selle arvuga, mis on paremalt poolt. See on ka tuttav ülesande. Paiguta arvud nii, et oleks õige võrdlus. Küsimusi selle kohta on 4, on kõigile selge. Kui sa tahad küsida, küsi praegu. Ülesanne number 4. Tõsta käsi, kui sul on küsimus. Nikita sai aru, kuidas teha. Uljana saab aru, kuidas teha ülesanne number 4. Hästi, siis lähme edasi. Ülesanne number 5. Jälgi ja loe koos minuga. Õpeta siis lapsed. Liisu isa on 43 aastat vana. Liisu ema on 3 aastat noorem. Kui vana on Liisu ema? Mis tähendab noorem? 3 aastat noorem. Kas see on rohkem või vähem? Noorem, see tähendab, Oleg vastas õigesti. Vähem, see tähendab, mida ma kasutan, mis tehi siia sobib, kas liitmine või lahutamine? Kui on sõna noorem. Kui on sõna noorem, kas ma lahutan või liidan? Tõsta käsi, kes teab? Kui on sõna noorem, kas ma liidan või ma lahutan? Pluss või miinus? Vasilisa. Miinus. Miinus muidugi. Noorem, see tähendab miinus. Ma siia üles kirjutan. Oodake lapsed.
Ну. Угу. Siin on miinus. Noorem tähendab miinus. Sa kirjutad tehe ja vastus. Edasi, ülesanne number 6. Loeme. Liisu vanaisa on 72 aastat vana. Vanaema on 2 aastat noorem. Kui vana on vanaema? Ja meil on jälle sõna noorem ja siis, kui on sõna noorem, siis me kasutame liitmist või lahutamist. Kui on sõna noorem, Nikita, me lahutame või liidame, pluss või miinus, kui on sõna noorem? Nikita, mikrofon. Miinus. Miinus, see tähendab noorem on lahutamine. Samamoodi kirjutad tehe ja vastus, seda oskate vormistada. Ja viimane ülesanne number, ei ole viimane, tekstülesanne viimane. Ja number 7, loeme selle. Kauri tädi on 35 aastat vana. On 35 aastat vana. Kellel töötab mikrofon, lülita välja. Kauri tädi on onust. Karu tädi on... Стоп. Kellel töötab mikrofon. Не выключи. Каждый сейчас проверил свой микрофон и выключил, если он включен. Никита, у тебя Да, Никита, у тебя включен микрофон? Нет. Lähme edasi. Veel kord loeme seda ülesannet. Kauri tädi on 35 aastat vana. Kauri tädi on onust 5 aastat vanem. Kui vana on Kauri onu? Vot see on kaval tekstülesanne. Mis on kaval? Nagu rebane kaval. Ja siin on vaja väga tähelepanelikult lugeda. Vaata palun, ma siia kirjutan. Kauri tädi on 35 aastat vana. Tädi 35 aastat vana. Aga onu, tuleta meelde, kes on tädi ja kes on onu. Aga onu ma ei tea, kui vana on. Mis aastane on onu, me ei tea. Miinus. Kauri tädi on onust. Vot tädi onust on vanem. Ei ole vaja praegu mikrofoni rääkida, mitte midagi. Kui sa tead vastuse, tõsta käsi. Nii, tädi on 35 aastat vana ja tädi on 5 aastat vanem kui onu. See tähendab, onu on vanem või noorem.
Kui mul on kirjutatud, et Kauri tädi onust vanem, tädi vanem, aga onu siis vanem või noorem, Uljana? Onu on noorem, vot siia ma kirjutan sulle punase värviga. Punase värviga kirjutan, et onu on noorem. Ja siis selles ülesandes kirjutatud, vot see on 3/7, kirjutatud sõna vanem, aga meie kasutame miinus, sest onu me otsime, kui vana on onu. Meil on kirjutatud, et tädi on 35-aastane ja tädi on vanem. Aga onu kohta ma ei tea mitte midagi. Ma ise mõtlen oma peaga. Kui tädi on vanem, siis tähendab onu on noorem. Ja selles ülesandes tuleb ka lahutada. Siin on ka miinus. Vot see sõna vanem on kirjutatud spetsiaalselt, spetsiaalne zaputali. Spetsiaalselt, et sa loed tähelepanelikult ja saad aru, et tädi on vanem, aga onu on noorem. Ja kui sa vastad küsimusele, kui vana on onu, siis siia tuleb miinus. Kas selle 7. ülesandega on kõikidel selge? Kas on selge, miks on miinus? Hästi. No 8. on muster. Jätka mustrid siin ilusti värvid ja joonistab. Tunni lõpuni on jäänud 15 minutit. Sa teed lehekülg 24 ja 25. Kõik ülesanded. 8 ülesannet peab olema tehtud. Ja nüüd ma soovin sulle ilusat nädalavahetused. Puhka ilusti laupäeval, pühapäeval näeme sinuga Zoomis nüüd esmaspäeval, siis kui on 12. aprill. Homseni. Lõpeta matemaatikat ja lõpeta homski tööd. Head aega. Head aega. Aga täna Head aega. Top. Täna sa helistad mulle ja vastad luuletuse. Ära unusta, jälgi aega. Ярослав, mida sa küsid? Восьмое задание тоже надо делать? Ja, eesti keeles küsi, Ярослав. Kas 8 ülesanne On vaja teha. Ja ülesanne number 8 me teeme ka läbi. Tali see küsib. Я не знаю, сколько